Eesti hümn G-tuuris ja point on selles, et bass on ühehäälne ja meloodia ja bassi vahel siis võtame akordihelisid. Akordihelisid võtame täpselt nendesse kohtadesse, kus on noodis akordimärgid. Ehk siis D noodi peal on G-tuur akord ja siia vahele võtame bassi ja meloodia vahele võtame B-noodi. Põhimõtteliselt võiks võtta ka G-noodi. Et 1-2 akordi heli meloodia ja bassi vahele paremasse kätte. D-tuur ja võtan see F-i ja põhimõtteliselt D võib ka võtta. Nüüd on G-tuur. Meloodia on siin, bass on siin ja G ja D sinna vahele. Piisab ka ainult G-st või ainult D-st. G-tuur B-bassiga. Võtame vahele D-noodi. C-tuur. G-tuur ja D-tuur. Võib võtta ka D7, siis piisab sellest C-st. Ja nii edasi. G-tuur. C-tuur G-bassiga ja G-tuur.